see on üks visuaal 79. aastast, mis tegelikult on niivõrd kaugele läinud tagasi, et tol ajal ma ilmselt ei mõelnud nendes asjades ja isegi nagu ei osanud mõelda disainist kui millestki sellisest, millest üldse rääkida, arutleda või millega suhestumisest võiks vormuda mingisugune teadvustatud teekond või midagi ette planeerivat ja midagi sellist, mille kaudu enda tegevust ja enda kogemusi kuidagi peegeldada. See toimus Kõpu pargis Viljandimaal, Viljandi lähedal ja tegemist oli performatiivse ruumiinstallatsiooniga minu sõbra vara lahkunud Vello Soa eestvedamisel, sest tema oli mitmed sammud minust eest, ta oli Tartu kunstikoolis õppinud ja selle üritusega me saime hakkama minu mäletamist mööda esimese õppeaasta järgselt suvel. Pärast seda Vello läkski tegelikult Eestist ära, läks hoopis Tšehhimaale õppima. Aga kui nüüd sai disainist ja disainist mõtlemisest mainitud ja räägitud, siis tegelikult oleks siin kohas ka paras hetk korraks peatuda ja suhestuda minust geniaalselt valitud loengusarja pealkirjaga või küsimusega, et mis on disain või millal on disain. Millal ja kindlasti ka kus. Kas ta oli siis üleeile või 5 minutit tagasi või kas ta on kogu aeg. Et see küsimus tegelikult on väga huvitavalt püstitatud ja ma arvan, et tegelikult vastused sellele küsimusele ilmselt ka muutuvad. Disaini ja aeg ja asukoht meie suhtes ei ole kunagi ühene. Muutumisest toimub kahanemisi, paisumisi ja ma olen nende pildivalikute, projektide valikutega ka sel viisil käitunud, et mõnes projektis võib olla sellised kahanemisi, paisumisi võib ka olla jälgitavaid. Aga selle juurde me saame tulla tagasi loengu kulgedes. Ühesõnaga, ma olen valinud oma töödest ja projektidest sellised hetke, kus midagi on toimumas, ilmnemine, aeg, koht, erinevas vormis ja erinevas intensiivsuses. Ja ma tahaksin neid teiega jagada kogemuslikult tähelepanekutena situatsioonidest ja põhiliselt ka disainiprotsessidest, nende loogikast ja tihti ette tulevast ettearvamatusest. Sest tihti me avastame ka, et me kontrollijast muutume kontrollitavaks, ennast lahti rulliva seiklusega ja kaasamineva sellise tänulikkusega. Mõnes mõttes ma olen vältinud nagu sellist kronoloogilist või illustatiivset CV esitamise printsiipi. Näited on küll, mis ma näitan, on ajalises järjekorras, kuid seotud huviga rohkem objekti ja kuidas objekti kaudu ruumiga tegeleda. Ja konkreetselt loomulikult istemööbli, toolide, materjalide ja konstruktsiooni detailide ja ka tappide kaudu. Ja kindlasti te märkate, et siin on niisugune suurem huvi või kasvav huvi regionaalsete eripärasuste otsimise, nägemise ja nende tõlgendamise suhtes. See pilt on tegelikult minu esimene tool. Nagu ma ütlesin, et kui ma Erkisse omal ajal pääsesin ja astusin, siis mul käelisi oskusi ei olnud. Ja loomulikult meie tubli meistri käel töökojas saagides ööveldades sai neid oskusi omandatud ja kokkupuutumises materjalidega. Miks ma selle pildi peale, miks ma ta siia kaasasin, on lihtsalt see, et nagu tihti juhtub, on asjad ja sündmused, mis meie elus tagasi on juhtunud või sündinud, mille me oleme loonud, astuvad kuidagi tagasi ja kaovad nagu nägemisväljast. Ja seejärel enamasti õigel ajal ja justkui kogemata, aga kogemata asju tegelikult ei ole, tulevad nad mingis uues tähenduses tagasi. Ja selle tooliga oli niimoodi, et ma nagu taas avastasin ta kuskil eelmise aasta jaanuaris. Ma umbes teadsin, kus ta võiks olla, ilmselt Tallinnas, ja ilmselt teadsin ka, kus ma teda viimati nägin. Aga väga suur üllatus oli, kui ma tegelikult füüsiliselt olin selle tooli käsku ühes samas ruumis.
et ma ja see minu rõõm võib-olla teile mõnes mõttes jääb arusaamatuks, aga see rõõm tegelikult tekkis sellest, et ma tegelen praegu ühe projektiga, millest ma loengu lõpufaasis räägin, kus see tool nagu leidis oma koha teiste toolide seas. ja talle see, ma õpingutest ei räägi pikemalt ega ka laiemalt ja tegelikult hakkaks pihta õpingu järgsest perioodist. Et ilmselgelt ühiskonnas valitsevad tingimused, puudus asjadest, materjalidest, aga ka repressiivsed meeleolud ja depressioon majanduses, ühiskonnas jätsid oma jälje ka disaineritele. Ja loomulikult see kajastub ka meie või minu põlvkonna esimestest tegemistest, kus oli väga suurt tähelepanu. Rõhk oli joonisel ja joonistega sai mässatud, neid sai väga enda arvates väga ilusaid tehtud, kompataolisi lahendusi. Joonisel endal oli nagu mingisugune väärtus või selle väärtuse otsimine. Aja jooksul muidugi need joonistusoskused ja vajadus joonist teha nagu see parempoolne pilt, mis seondub siis konkreetselt mingi asja valmis tegemisega, kus oli vaja ka mõõtusid ja üht-teist tehnilist nagu registreerida. Aga lõpetanud olles sisearhitektuuri osakonna, mis oli tol ajal tegelikult sisekujundus ja mööbel, oli siiski valikute tegemise aeg ja sellise oma initsiatiiviga või oma huviga ma ilmselgelt kaldusin nagu objektide maailma poole. Ja tüpoloogia osas olid need esimesed valikud huvitaval kombel valgustid ja valgustite järel teises järjekorras tulid ka siis toolid. Sisearhitektina tegelikult oli mul ühiskondlik tellimus ja omal ajal meid tegelikult suunati tööstusesse. Ja see ühiskondlikuks tellimuseks oli siis sisekujunduste tootmine. Ja minu elu kujunes niimoodi professionaalselt, et minu esimene töökoht oli aiandusministeeriumi konstrueerimisbüroos, mitte majandusministeeriumis, mis oli tegelikult niisugune levinum tee nagu professionaalsele väljale. Ja see aiandusministeeriumi büroo oligi see töökoht, mida ma mõtlesin, mis on siin lähedal nurga taga. Sellele järgnevalt mul oli ambitsiooniks ja eeskujuks paljud vanemad kolleegid, kelle tegevust ma jälgisin ja ma teadsin, kuivõrd palju huvitavaid asju toimub Arsis, omaaegses kunstitoodete kombinaadis. Ja kuhu ma ka pääsesin panema jala ukse vahele, millega kaasnes see, et mul oli natuke suuremat sõnaõigust oma projekti teemade või valiku juures otsuste tegemisega. Ja sellest perioodist algasid koostööprojektid arhitektidega, konkreetselt Kalle Rõõmusega, kes tuleb paari sõnaga pikemalt juttu, Ignar Fjukiga ja Vilen Künnapuuga. Koostöös Mati Leoniga oli meil mitmeid projekte, tema oli üks natuke vanem kolleeg minust. Üks meie huvitav projekt oli Kinomaja baar, mis on ka siin lähedal. Ja mis tegelikult tõi ka esimesed tunnustuse, et ta sai sisearhitektuuri aasta preemia vääriliseks. Aga nüüd selle projekti ja koostöö juurde, mis Kalle Rõõmusega toimus. Ja tegelikult ma ei tahaks sisekujundusprojektidest väga pikalt rääkida, aga ma arvan, et sellest peaks nagu rääkima. Asukoha kontekstis see on väga huvitav. Tegemist on tegelikult noorsooteatri projektiga, mis algas 87 ja lõppes 91, oli väga pikk projekt. Tegelikult on tegemist praeguse linnateatri projektiga ja mis asub siin kummal pool seinad nüüd on sealpool. Ja sellepärast ma teda siin mainin, et ta on siin ja meie lähedal. Ja samas ka see huvitav asi, et selle projektiga oli midagi nagu valesti, sest meie projekt kukkus kokku sellepärast, seda ehitamist tegelikult juba alustati ja kukkus kokku sellepärast, et Nõukogude Liit oli kokku
varisemas. Ja Poola ehitajad, kes seda objekti ehitasid, lihtsalt lahkusid. Ja meie projektist Kallega jäi järgi auk, kuhu pidi lava tulema ja lava pöördlava mehhanismid. Ja see auk on see auk, kus neid suveteatri etendusi on korraldatud aastate vältel. Aga ka kõik need teised projektid toimusid järgnevad võistlused, konkursid, millega pärast on olnud nagu väikese kotermanniga, et mitmed nendest kukkusid läbi, ei läinud käima ja nüüd on lõpuks võimalus, et see on peaaegu nagu valmis saamas või lõpule jõudmas. Aga kuna ma juba selle teema üles tõin, siis ma näitan mõned joonised sellest projektist ja peab ütlema, et mul oli sellest tõeliselt kahju, et see asi teoks ei saanud, sest ma veetsin, nagu te numbreid vaatate, oma elust päris paraja portsu selle projekti kallal töötades. Ja loomulikult need joonised, mis on sisearhitektuursest valikutest, otsustest kuni ukse käepidemeteni ja valgustiteni, nii nagu sellise suure kompleksi tegemine käib. Aga analoogjoonised loomulikult. Ja nüüd huvi pärast, üks 10 aastat tagasi ma otsustasin, et vaataks ise lihtsalt, et kuidas need ruumid oleksid võinud välja näha, kui need spetsifikatsioonides olnud materjalid, valgustite asukohad ja ma tegin osadest ruumidest 3D digitaalsed mudelid, mida sai renderdatud ja siin on väikene valik. On keldri, foajee ruumid, jalutusruumid, saal ise. Ma vabandan, et see pildi kvaliteet tumedas. Saalid on ikka tumedad, et see võib-olla ei ole kõige selgem, aga ta annab mingisuguse ettekujutuse. Aga nüüd ma jätaksin sisearhitektuursed projektid nagu selja taha ja läheksin peateemaga edasi, mis on toolide liinis. Ja loomulikult nende suurte projektide vahel oli ikkagi ka väikseid muude tegevuste aegasid ja väiksemaid projekte ja ka oma peahuvi arendamise võimalusi. 1980 lõpus oli tegelikult mul üks näitus Helsingis Kluuvi galeriis ja seal eksponeeritud materjali põhjal ma sain kutse Yrjö Kukkapurralt disainida midagi tuntud Soome firma Avarte jaoks. Ja sellest tekkis töösuhe, ka sõprussuhe konkreetselt Yrjöga. Ja ma näen Yrjöt tegelikult kui ühte oma mentorit, kelle käest ma väga palju õppisin. Ja loomulikult siin ise valgusteid pusides ja eksperimentaalset toole nagu kimalane ja püramiidid ja pleki painutamine. Et see oli iseõppija ja unikaaleseme valmistamise kogemus. Aga mis sai tootmise jaoks toodetavast protsessist, määratud protsessist õppida, oli absoluutselt midagi muud. Et see oli hindamatu kogemus, mida sealt sai. Ja mäletan, kui ma esimest korda, see on nüüd selle esimese tooli idee kavandus, mida ma läksin välja pakkuma. Ja loomulikult ma võtsin kaasa ka prototüübi, mille ma siin Tallinnas valmistasin. Kui ma sellega kohale jõudsin, kui meil esimene palaveri, nagu soomlased ütlevad, koosoleku kohta. Ja Yrjö oli ka seal koha peal ja siis ma aru, et ta on väga meeldiv, sõbralik ja väga tundlik inimene. Aga ta peenetundeliselt andis mulle nagu mõista, et Jüri, et see tool on natuke liiga kaugele juba disainitud. Et selle me peaksime hakkama natuke tagurpidi lahti arutama ja sealt ma hakkasin aru saama, et tegelikult ei tohi disainerina olla jonnakas ja see esimene idee, mis paberile läheb, esimeseks prototüübiks saab, see ei saa kunagi olema see tootmisse minev versioon. Ja need protsessid võivad kesta väga kaua, võivad olla
3-4-aastased tootmisse minemise tsüklid. Selle tooliga läks suhteliselt kiiresti. Minu meelest jah, ta 90. aastast tehtud prototüüp ja tegelikult 91. aasta lõpuks ta oli siis tootmisse jõudnud. See tool tegelikult on jah, minu esimene tool, mida toodeti ja ta oli ikka päris edukas tool mitmes mõttes. Et see pilt konkreetselt on pärineb ühest Hispaania väljaandest, paksust raamatust, kuhu on kokku toodud disainerid üle Euroopa ja raamatu nimi on Euroopa meistrid. Mul oli väga uhke selle raamatu lehekülgedel olla. Ja teise tunnustusena oli see, et samal ajal oli käimas Soome rahvusooperi ehitamine ja see tool oli üks toolidest, mis oli välja valitud kandidaadiks rahvusooperi kohvikusse minema. Lõppjärgus või lõpusirgel ta siiski valituks ei osutunud, aga juba see fakt, et teda kaaluti sellise tõsise ja rahvusinterjööriga sobivaks, oli päris tore tunne. Helsingi üldse muutus nagu minu jaoks teiseks koduks, sest need pikad perioodid, kus tuli tehases olla, ise käed külge panna tihti ja asju arutada, siis ma tundsin, et Helsing on muutumas teiseks koduks. Kukkapuro kui mentor ja sõber ja minu enda põlvkonnakaaslased Simo Heikkila, Jougo Järvisalu ja need inimesed, kes käivad meid praegu õpetamas toolistuudios, Ilka Vihereimo, Simo Heikkila ma mainisin juba, et need on väga kallid ja armsad kontaktid olnud. Ja üks tunnustus oli veel ja see on huvitav, et 1992. aastal oli Soome iseseisvuse aastapäev, 75 aastat. Ja selleks, et Soome disaini tähistada, pühitseda, nad viisid Karlsruhesse näituse, kus oli välja valitud siis 10 Soomet esindavat tooli. Minu oma nende seas. Ja seal ongi siis nüüd Alvar Aalto ja Kukkupurolt endalt on 3 tooli. Ja ma näen, seal on ka Jougo Järvisalu ja ka üks teine noor disainer, kes Avartele kujundas. Kukkupuro ise on jäämas vanaks ja ta otseselt aktiivselt enam ei disaini, aga hiljuti oli tema juubelinäitus Taigahoone. Taigahoone tähendab võluruum ja see kontseptsioon pärineb Kukkapuro noorusest, kui ta mööblit eksponeeris selliste installatiivsete ekspositsioonide kaudu. Ja mul oli väga tore teda seal avamisel õnnitlemas käia. Aga nii nagu kukkus kokku Nõukogude Liit ja Eesti sai vabaks, kukkus selle doominoefektiga kokku ka väga palju muid asju. Üks nendest oli Skandinaavia tööstus ja algas depressioon ja majanduskriis, mis tegelikult laienes pärast ka Euroopasse. Ja see oli väga raske aeg Skandinaavia maade jaoks, eriti Soome, kes toetus väga palju Nõukogude Liidu turule oma toodetega. Nii et selles depressioonis läks pankrotti umbes 70% arhitektibüroodest. Algas ahelreaktsioon, ehitamine seiskus, arhitektil ei olnud tööd, uusi maju ei tehtud ja loomulikult ka mööbli tootmist ei olnud mõtet jätkata. Niimoodi, et ka Avarte nagu hetkeks külmus. Õnneks ta ei läinud küll pankrotti, nii nagu paljud teised mööblifirmad. Aga mis toimus minu enda elus, oli selge, et oli tekkinud suur tühemik ja küsimus, et millega seda täita. Ja Eestisse tagasitulekuks oli mõnes mõttes ka nagu kohmakas või
ajastus täiesti vale, sellepärast et ma olin oma kliendid siin kaotanud, mu huvid ja kontaktid olid välismaal. Ja ma otsustasin, et võtan aja maha ja tegelikult lähen ja õpin edasi. Kuigi mul oli selja taga 5 aastat sisearhitektuuri õpinguid ja diplom, mõnes mõttes nagu samastatav võib-olla magistrikraadiga. Aga siiski, ma arvasin, et eriti just mööblialal on väga õige aeg seda tühemikku täita. Ja ma kandideerisin Royal College of Art Londonis. Ma mäletan veel tegelikult, kui ma kandideerisin, siis oli Eesti veel NSV Liidu osa. Ja selleks, et oma portfoolio sisseastumiskomisjonile saata, ma ei usaldanud seda panna siit posti, vaid saatin sõbra kaudu laevaga Helsingisse, kus ta posti pandi, et ta ka kohale jõuaks. Ja kohale ta jõudis ja mind kutsuti ka intervjuule. Ja oligi niimoodi, et 92. aasta sügisel septembris ma kolisin Londonisse. Esialgu üksinda ja kuna järgmisel aastal sealt tundus, et läks edukalt ja ma sain ka stipendiumi, siis ma kutsusin ka oma perekonna järgi. Mul oli 3 last kasvatada ja nendele lastele said koolid otsitud ja tegelikult niimoodi see suur osa minu elust sattuski Inglismaale. Aga nüüd natukene sellest, mis seal Royal College'is tegelikult toimuma hakkas. Ja minu jaoks ma võtaks selle kokku niimoodi, et alustame uuesti. Reis ümber maailma mängus oled nagu esimesse punkti tagasi läinud ja siis vaatad, et kuidas edasi ja mida muuta ja kuidas toimida. Royal College, nendel oli selline kursus olemas nagu furniture design, puhtalt mööbli magister, mida ma ka taotlesin, aga arvatavasti vaadates minu tausta ja ka juba neid kogemusi Soomes töötamisega mul pakuti, et ma teeksin tegelikult MPhil'i, mis on nagu uurimusversioon magistrist. Ja sealt kaudu tuli ka see Luteri teema hiljem üles. Aga uurimine mind eriti ei huvitanud alguses, et mis mind huvitas, olid töökojad. Ja esimene asi, mis ma ära õppisin, oli keevitamine näiteks ja töökoda üldse kui selline, et kui vahvad masinad ja mida seal kõike teha saab. Ja loomulikult ka vineeri painutamine. Ja siin pildil on näha tegelikult sellise teadusliku printsiibi rakendamine painutatud vineerist vaba vormimise tehnoloogiat katsetades. Et need kihid, mis seal üleval on, need tegelikult ei ole omavahel kinni liimitud. Et see on selline dünaamiline vineeri painutamine. Aga sealt tekkis pidevam ja selline huvi nagu vineeriga tegeleda ja mitmeid järgnevaid projekte, millest on mõned näited siin allreas. Ja mõne juurde ma tulen nüüd jutu käigus veel tagasi. Et üks on vedrutool, mis on vasakul, siis on moonchair, disainerit me armastame nagu sellised ilusad nimesid anda. Mõned annavad naisterahva nimesid, mõned annavad taevakehade nimesid. Moonchair, kuutool, siis on eriti poeetilise nimega on see lamamestool, mis tegelikult on, tal on 2 nime, üks on Ply Flux. Flux on inglise keeles lina ja Ply tähendab seda, et see lina membraaniga ma olen nagu tugevdanud vineeri kihti. Selles on päris täpsemalt täna tehniliselt rääkima ei hakka, aga idee on see, et ta on komposiitmaterjal naturaalsetest ainetest. Aga siis ta on veel teine nimi ja see tuleb jaapani keelest, sest jaapani keeles on niivõrd huvitav ja ilus poeetiline keel. Lina kutsutakse jaapani keeles või väljendatakse järgnevalt. See on punutud tuul. Ei saa ilusamat mõistet olla. Ja need punutud tuule teemad on jätkunud seesama idee, mis siin juba prototüübina, kes ka Soomes ühel näitusel sai järgnev generatsiooni huvi objektiks ja
ma peaks ütlema, et see projekt ei ole veel valmis. Et mõned asjad lihtsalt istuvad riiulis ja ootavad, et millal saab edasi tegutseda. Aga siis jõudis kätte Royal College'i esimese etapi lõpetamine MPhili kraadiga ja lõputöö ühe osana ma valmistasin selle muuntoolist vineerversiooni. Aga siis oli Avarte nagu aktiviseerumas. Majanduskriis oli mööda saamas ja Avartega me arutasime, et see tool tegelikult sobiks tootmiseks ja natuke mugandatud versioonis metalljalgadega raamiga. Ta läks uuesti käiku. Huvitav on see, et ja ma olen mõelnud selle peale, et huvitav, miks see niimoodi on. Et nendest minu varastest toolidest on tool, mida tegelikult pärast majanduskriisi enam ei toodetud. Tootmisse jäi see. Et nendest toolidest ei ole eriti Eesti interiööridesse versioone sattunud. Ja ma olen kahtlustanud, et võib-olla ühelt poolt on see sellepärast, et meie ühiskonna jaoks olid need hinnad võib-olla natuke liiga krõbedad veel. Aga ühed toolid siiski on ja see pilt, mis on paremal, on Soome saatkonna Kamina nõupidamisruumis. On nahaga viimistletud versioonid. Nüüd, ma ei räägi sellest palju, mis kuskil veel vahepeal toimus. Doktoritööd ma mainisin, sellest ma üldse ei taha täna rääkida, sest selleks ei ole aega. Ja jätkan lihtsalt toolide teemal. Ja ma arvan, et kus ma praegu oma mõtete ja projektidega olen, kõige olulisemaks projektiks tegelikult sai Äksi tool, millega ma hakkasin tegelema spekulatiivse ideearendusena, kui ma juba õpetasin Newcastle'is Põhja-Inglismaal. Ja see tool idee järgi oli arendus meie Läti toolist. Mina panin talle nimeks Äksi tool enda versioonile. Ja Äksi nimi pärineb tegelikult ühest külast Lõuna-Eestis, kus neid toole ka toodeti. Neid kutsuti küll Läti tooliks, aga kuna neid toodeti ka Eestis, siis me võime ka olla uhked, et seal on mingi meie omandus on ka seal taga. Ja ilmselgelt selle huvi kaudu traditsioonilised regionaalsed vormid ja disainid, mis on meie Eesti jaoks oluline ja kuidagi iseloomulik. Et see huvi on kuidagi hakanud peegeldama ka järgnevatest projektidest läbi. Ka see projekt oli näitustel osalenud ja üks väga huvitav näitus oli Sitting Pretty, mis toimus Newcastle lähedal Northumbrias, Beltsi Hallis, kust pärineb ka see pilt, kus olid erinevad autorid said ühe ruumi, kus nad said tegeleda selle toolide väljapanekuga, istemööbli väljapanekuga installatiivses võtmes. Mina valmistasin 16 neid toole, igaüks eri nägu ja erinevatest materjalidest. Ja seal keskel on ka näha, mis need variatsioonid võisid nendest kujutada. Kuna see projekt tegelikult nõudis väga palju tähelepanu ja te näete, et need toolid on kokku pandavad, detailide lahendus, tapid, seotised ja seal tekkis minul sügavam huvi nagu detaili või tapi vastu üldse. Ja see ruum, kus minu Inglismaa kodus, kus see tool on, ta tegelikult saab väga sõbralikult läbi Gerrit Rietvelde 23. aastal eelmisel sajandil disainitud sõjalauaga, military table. See military table kõlab sõjakalt, aga tegelikult see oli heas mõttes välja pakutud disain, see oli nimelt pensionile jäänud ja haavata saanud sõdurite kodu jaoks kujundatud mööblisari.
aga miks ja see laud ei ole originaal, see on tegelikult minu valmistatud koopia. Ja ma valmistasin selle laua lihtsalt selleks, et aru saada või üritada aru saada. Ma ei tea, kas ma sain. Ma arvan, et midagi ma õppisin. Et saada aru Ritveldi loogikast, et mis proportsioonid seal toimivad ja kuidas see asi tegelikult tema mõttemaailmas võiks nagu kokku saada. Nüüd see Äksi toolist kerkinud huvi regionaalsuse vastu jätkus ja tegelikult mille vastu ma hakkasin huvi tundma, et on olemas mingisugune Läti tool, identifitseerime Eestiga, aga olla siis saarlane konkreetselt Sõrvest. Mind hakkas huvitama, et kas võiks olla midagi, kus ma võiks külastada Sõrve teemat. Ja see jäi nagu mind kinnisideena kummitama. Ma ilmselgelt ka otsisin näiteid, aga paraku mitte väga edukalt. Ja siis ma tegelikult leidsin vastuse või lahenduse olukorra. Ma mõtlesin, et ma mõtlen selle arhetüübi ise välja. Et ma ei hakkagi ära ootama, et kas ta kuskilt ilmub või mitte. Ja ma kujundasin sellise tooli ja tegin ka ta valmis, see on niisugune puusepatool, tapid ja seotised ja suhteliselt lihtsa konstruktsiooni printsiibiga. Ja nimeks ma panin talle randvall, see on rannavall. Ja see on siis konkreetselt üks koht sellest külast, kust ma pärit olen. Ja see küla on Sõrve kõige kõrgem koht. Ilmselt kunagi ta oli see, kui see saar üldse tekkis, oligi selle saare algus, kui maagind hakkas kerkima ja lõpuks sai poolsaareks. Et see randvall on veel seal näha ja ma mõtlesin, et selle koha tähistamiseks anname esemele sellise nime. Ja idee oli ju see, et Äksi tool sündis Läti tooli arhetüübi mõjul või inspiratsioonil. Siis minu arhetüüp pidi siis ka nagu üles keerutama järgnevat huvi. Ja loomulikult ma olen ise see, kes seda arhetüüpi hakkas siis nagu tõlgendama. Ja esimene võimalus seda teha oli üks kutse Soome ökoloogilise disaini näitus Helsingis. Oli üleskutse disaineritele tuua ökoloogilisi toole kohale. Ja ma tegin temast siis sellest randvalli toolist ökoversiooni, kus on materjalid on natuke muutunud, on kasutatud recycled, taaskasutatud plastikplaate, mobiiltelefonid on sinna kokku pressitud, vineer seljatugi ja natuke teine printsiip detailide moodustamisel. Ja nüüd oma praeguses projektis, millega ma praegu tegelen ja mille juurde ma hetke pärast tulen, avanes uus võimalus seda ka arhetüüpi nagu restaureerima hakata. Mul oli paar prototüüpi, mis olid nagu üle jäänud ja olid ka lihtsalt keldris võib-olla ajaga natuke juba kannatada saanud. Ja oli võimalus ja huvi taaskasutusele võtta ja sellest arhetüübist teha täiendavad versioone, kasutada teist laadi istmeid, punutisi. Ja sellest toolist nüüd on argnemas sellised hübriidid, kus ma tegelen natuke uue kihistusega selle regionaalsete omaduste otsimisel. Ma näitan ühte paradoksaalset projekti, kus minu arust toimub midagi väga huvitavat. See on projekt, kust nagu disain nagu kaob. Et see ei ole mingisugune kübaratrikk, aga asjade loogika, asja enda funktsioon ja huvitav see, et kuidas esimesest ideest, kus asjal on ka mingi vorm ja võib-olla ka mingi nägu,
ma ei ütle, et sellest midagi järgi ei jää, aga põhimõtteliselt see vorm nagu muutub üleliigseks, teda ei ole vaja. Ja see on üks selline projekt, mille nimi oli Weight Light, raskuse valgus. Ma võib-olla paremini ei oska seda eesti keele tõlkida, aga ja see toimib niimoodi, et tegelikult see kivi, see on paras Saaremaalt rannast toodud kängar, selle kivi abil ma toodan elektrit, mis paneb siis lambi põlema. Ta oli selline kontseptuaalne projekt, ka ühe näituse jaoks tehtud installatsioonina. Ja tegelikult selle asja tegemise käigus muutus esiteks ülesanne väga tehniliseks. Ma pidin loomulikult aru saama, kuidas me võtsin vastu väljakutse, toodame valgust. Et kuidas ma tegelikult selle valmis saan paari kuuga ja siis viin ka Soome veel kohale ja saan ta tööle. Ja siin on näha mõned näited sellest protsessist. Esiteks välja töötada see printsiip, et kuidas raskus mööda riputatud nööri hakkab generaatorit keerama, kuidas sealt generaatorist jõuaks just see õige kontrolliga vool läbi väikse motherboard või emalaua, siis juhtmete kaudu valgusallikani, kõik need hammasrattad ja asjad välja töötada. See motherboard oli umbes nii suur, pisikene, aga ta oli vajalik, et see asi tööle saada. Ja see lõpptulemus nägi umbes selline välja, et see asi istuks laes. Siin ta on umbes 3 meetri kõrguses ruumis ja ta andis umbes 5 minutit valgust. Filmis me näeme, kuidas see asi toimib. Mida suurem või kõrgem see ruum on, seda kauem ta võiks nagu valgust anda. Ja siin on selle projekti elektriskeem, millega loomulikult ma ei saanud ise üksi hakkama, selleks ma kasutasin ühte oma väga teadet kolleegi Brighton ülikoolist, kelle abiga me saime sellise joonise valmis, et teie ilmselt teate nendest asjadest palju paremini ja täpsemalt ja olete võimelised ise elektriringi kokku panema. Aga vaatame korraks seda filmikest, et ja ma vaatan, et see on väga amatöörliku kaameraga kokku pandud film, aga ta annab lihtsalt natukene võib-olla arusaamist, et mida see kineetikas ja varjud ja kõik see muu kokku tähendab. See on ilmselgelt võrdlemist 2 ruumi vahel. Üks kõrge ja pime ruum ja teine on eluruum. Nii, ja toolidest sai räägitud. Toolidest tuleb juttu veel, aga nüüd tuleb konkreetselt ühest pikemaajalisest projektist. Ja nüüd ma näitasin seda Weight Lighti nagu tagurpidi.
see nüüd oli selle projekti käivitav ideejoonis. Ja siit te näete, et asjal oli ka vorm, mis ilmselgelt muutus üle kasutuks või üleliigseks ja mis sellest disainist jäi järgi, oli siis see rannast leitud kivi, väiksem kivi vastukaaluks, valgusallikad ja hammasrattad. Aga samas ma tean, et ta on väga ruumiline objekt ja tegelikult selle asja vorm ongi seinal liikuv vari. See, mida ma alguses ette kujutasin, oli minu teadmatusega seotud. Nüüd see märguanne oli mulle, et 45 minutit sai täis ja ülejäänud tekst või esitlus sellest projektist rääkides ei ole pikk, ma püüan selle 5 minutiga niimoodi teile arusaadavaks teha. Ja tegelikult on niimoodi, et ma olen tänulik, et selline võimalus oma töid siin praegu esitada ja võib-olla see suur osa, minu arust kõige tähtsam osa, et kuidas ma oma praegust tegemist sõnastan, on minule väga kasulik ja huvitav võimalus näha, et kas ma teen seda selgelt, kas see on arusaadav ja oma väljendust nagu lihtsalt kontrollida, et andke andeks, kui see väga lõplikul kujul ei ole veel teieni toodav, sest asi ei ole veel valmis. Ta tegelikult puudub üht näitust, mis tuleb siin samas muuseumis väikeses galeriis septembrikuus. See on minu sõber Rohe Räht, kelle nimi on Woody ja ta käib mul suvel iga päev külas. Väga ilus lind. Mulle meeldib see, et ta näeb sellise punkarina välja. Ja tal on ka girlfriend, kelle nimeks ma panin Wendy. Wendil seda sellist ilusat punast soengu osa ei ole. See on lihtsalt märguks, et teine projekti teema hakkab pihta. Nüüd selle sama aia taga, kus on see, kus Woody käib aegalt külas, on üks põld ja see pilt on tehtud selle põllu juurest ja on üks tool seal. Kui te tähelepanelikult vaatate, siis tool tuleb kuskilt ja ma ilmselgelt püüan teda kätte saada, aga ta pagan lendab mu käest mööda ja kukub sinna viljapõldu. Aga minu jaoks ta sümboliseerib seda, et ma nagu kuidagi nagu, ja see on Suffolk Inglismaal, et ma nagu otsin nüüd teemale, äksitooli teemale järgnevusi ja tegelikult idee on see, et Inglismaal ringi vaadates ma saan aru, et on mingisugused väga huvitavad sarnasused ja kattumised, aga on ka täiesti radikaalsed ja erinevaid lähenemisi tooli detailidele, tappidele, kuidas need on kokku pandud. Ja mul tekkis huvi selle vastu, et kas on võimalik ühelt poolt need konkreetselt võrreldes need erinevusi näidata, aga võib-olla ka need erinevusi omavahel kombineerides luua midagi uut. Et see on selle projekti nagu peasuund. Ja see projekt tegelikult kaasab nii uurimust, lugemist, kaasab disaini ja loomulikult kirjutamist, väga palju eneseanalüüsi ja sellist mälu teravdamist. Ja ta mingis mõttes nagu areneb või liigub reaalajas. Esiteks juba võib-olla sellepärast, et ta on kestnud päris kaua juba 20. aastal algas. Praegu hakkab lõppema, aga kuna ta esindab ka varasemad ideesid, siis see tundub, et see asi nagu on muutunud minu eluks. Et see on võib-olla disaineri jaoks selline ideaalne või isegi ihaletav situatsioon, kus me nagu kõiki peaks püüdlema selle poole, et disain ongi meie elu. Seda ma juba ütlesin, et see projekt hakkas mitme varasema projekti jätkuna pihta. Nüüd võib-olla projekti pealkirjast. Tal on 2 pealkirja tegelikult, sama pealkirjaga erinevas keeles ja natukene erinev tähendus. Kõigepealt ma sain hakkama ingliskeelse pealkirjaga, mida ka sõnade järjekorda muutis ja nii edasi.
ja ma lõpuks jäin valiku juurde joint double. Joint on see, millega, kuidas me asju kokku paneme. Double nagu viitab sellele, et on olemas ka keegi teine. Ja see on ka tegelikult niisugune filosoofiline termin, et on olemas see teine, millega me suhestume ja millega suhestumisest tekivad kas siis uued kvaliteedid või nagu must ja valge. Tapi puhul peab ka see ka paika, sest tapp printsiibina toimib emane ja isane pool, mis pannakse kokku. Et selliseid teisikuid, et kaksikuid ja tableid, neid on meie elus ja situatsioonides alati. Nüüd teine tapp, see võib-olla ei kirjelda neid samu asju, mida ma just praegu mainisin, aga sama selle see sõna teine on seal olemas ja tapp on võib-olla väga konkreetselt eestlaslikult, et on tegemist tapiga. Ja ta kõlab ka ilusti, tapp. Ja ma olen üles kirjutanud siin, et kui ma nüüd midagi ära unustasin, et see kahepoolsus või järgnevus ja teise olemasolu on ju meil ka mälus, et on, mis oli enne ja mis järgneb ja areng ajas ja ajaga seotud lood. Ka asukohas ja kohas on nüüd see duaalsus olemas või kaksikute, teisikute. Ühelt poolt ma tegelen Eestiga, konkreetselt küll nüüd Saaremaaga ja siis teiselt poolt Suffolki rannaalaga. Siin projektis on kahtlemata, kuigi ma tegelen reaalsete asjadega, näidistega, regionaalsete näidete ja muuseumite arhiividega, siin kahtlematult saavad kokku reaalsus ja fiktsioon. Ja see on teema, mis mind on alati huvitanud ja tegelikult minu meelest väga huvitavalt disain idee järgi on ju ka fiktsioon. Et me reaalsusega suhestudes kujutleme ette asju, mis võiksid meie reaalsust kas kuidagi parandada või täiendada või siin oma elu leida. Ja muidugi protsess ise, see töökohas olemine, tegemine, materjaliga suhestumine, et ka seal oled sina ja see on see teine, on see tegemise keskkond. Et need ideed nagu võiksid neid asju väljendada. Ja ma nüüd põgusalt näitan, need uurimuslikud visuaalsed analüüsid tegelikult pärinevad Äksitooli ajast ja siin on tegemist Muhu tooli arhetüübi otsinguga. Ma leidsin siit väga palju huvitavaid asju ja ma ei tea, kui teil on kellelgi terav pilk, võib-olla märkate teatud asju, mis on kandunud ka minu disaini üle. Aga tol ajal ma mingis mõttes nagu hülgasin selle ja tegelikult huvi oli ikkagi Muhust ikka sinna lääne poole Saaremaalt rügida, et Sõrvekanti. Ja ma näitan mõned lihtsalt konteksti avavad pildid nendest keskkondadest, et see Suffolk on üks väga huvitav kant ja tegemist on rannajoonega, mis hävib, mida meri sööb pidevalt ja majad kukuvad sealt liivapanga pealt, ühel päeval ta variseb ja meri viib ta minema. Ja kuni selleni välja, et tegelikult meie lähedal on üks linn, mis oli linn ja suur linn, millest on nüüd jäänud järele küla. Ja see terve linn uppus ja see terve linn on vee all. Tegelikult oli väga võimsa suure linnaga, mis oli ka Hansa Liidu liige. Ja midagi läks korrast ära sellega, et merekaitsevallid ja mingi sõjalaengute käigus tehti midagi valesti. Nii et meri tuli ja võttis selle linna endale tagasi. Ja käivad legendid, et seal aeg-ajalt, kui sa mererannas jalutad, et sa võid sealt veel kirikukellade helinat kuulda, mis kuskilt merest kostab. Lõputud põllud, aga väga Eesti moodi, muidugi rohkem laugjam ja natuke teistmoodi maalilisusega, aga väga palju tühjust, väga palju põldused ja kohutavalt kõrge taevas. Ja loomulikult, mis mind huvitab, on need
inimesed ja see elu ja pärand ja eelkõige muidugi ka need toolid, millel need härrased istuvad. Konkreetselt siin on õllepruulijad ja ma üritan neid toole siis oma projektides septembrikuus mitte konkreetselt demonstreerida, aga neist inspireeritud objekte siin muuseumis näidata. Ja kuskil sealt all pilvede vahel on näha Sõrve siluett ja Kuramaa ots paistab, et näha, kuivõrd lähedal need kaks maad üksteisele on. Aga sarnasused on pöörased ja kui nüüd vaadata Suffolki kergtooli, kuivõrd sarnane ta mõnes mõttes pealiskaudselt öeldes meie äksitooliga on, aga siin on üks väga oluline erinevus, et nende Suffolki toolide istmeraamid istuvad esijalgade peale, mitte vahele. Ja seal on väga huvitavad sellised tappide versioonid tekkimas. Ja muidugi väga sarnane seljatugede ja ornamentika geomeetria käsitlemine ja kasutus. Ja nüüd lõpuks ma olen hakanud leidma rohkem näidiseid ka Sõrvetoolidest, mis on lausa meie kõrvalküladest. Ja siin pildil on näha nüüd esimesi katsetusi ja esimesi prototüüpe. Võrdlevalt on siin üleval üks Suffolki tellise hoone otsasein. Ma ei tea, kui hästi see näha on, aga kuivõrd pööraselt huvitav on see tellise lao ladumise geomeetria mööda seda katuseviile. All on Sõrvest pärit Veime vakagaas. Ja siin parempoolsetel piltidel on siis, ma olen ise ka toolide kollektsionäär ja mul on palju neid toole mu enda kollektsioonis. On see vasakpoolne tool, peale üleval on nüüd Suffolki originaal ja selle tuginedes ma olen nagu teinud oma versiooni, mis on see heledamast puidust punutisega. Ja töömeetodid loomulikult on samad, millest loomulikult lahti saa, aga need Visandi ploki kaudu neid lugude jäädvustamisi ja võrdlevaid analüüse ja info kogumist, et seda on olnud selles projektis väga-väga palju. Need nüüd ei ole konkreetselt Suffolki toolid, aga ka arhiivi ja uurimuslike materjalidega võrdlevalt vaadata, et mis mujal on veel toimunud ja kuna Suffolkiga seondub ka üks Windsori tooli variant, siis ma olen vaadanud ka mujale nagu Walesi, Iirimaale ja nüüd konkreetselt Suffolkiga selle uurimise käigus ikka asjad muutuvad täpsemaks ja ma olen leidnud tooli, mis kirjeldab veel huvitavamalt Suffolki eripärased, et need väikesed treitud kuulikesed, bobbins inglise keeles on üks asi ja teine asi on, mis on välja tulnud, on üks väga huvitav värvitoon, mida nimetatakse või vähemalt mina nimetan Suffolk Blue, Suffolki sinine, mida ma ka püüan kuidagi oma mööblisse nagu värvi sisse tuua. Ja siin selle vasakpoolsel pildil siit valgusest võib-olla näe on see seljatoe horisontaalsed osad on selle sinise värviga. Ja nüüd kokkuvõtvalt kõige viimane slaid on, et need asjad eluga ka muidu nii väga lihtsalt ei seondu, et tuleb ka ühtest, mis esimesel pilgul võib-olla tundub disainiväline, tuleb käima panna, aga konkreetselt selle maakohaga seonduvalt see asjaolu, et ma hakkasin sinna ehitama ja ehitama just vana esivanemate talu asukoha peale, on muutnud selle koha, selle projekti nagu selliseks teljepunktiks, kus ümber need asjad, ideed on hakanud ka pöörlema ja see Sõrve ja asukoha idee on
oma tähtsuselt väga palju nagu osa hakanud võtma sellest projektist. Selle koha või selle konstruktsiooni nimi on siis Miku elu. Elu nimelt on Saaremaa keeles, eriti Sõrve pool, tähistab ruumi. Näiteks koolielu on koolimaja, aga ka talus ja talu erinevad osised ja hooned oli magamiselu või tüdrukute elu või et see on väga ilus selline slängi sõna. Ja nüüd kõige lõpetuseks, seal ma nüüd tegutsen ja see on 14. juulil eelmisel aastal, enne keskööd natukene. Aga ma võiks öelda, et Sandra, sinu küsimusele vastates, et 23.42.51 on disain. Et see ei ole lihtsalt seal olemine, lõkke tegemine selle öösel selle maja kõrval, vaid et see on osa protsessist. Suur tänu!